Tere Sipsiku pere! Tere! Mina olen Dagmar ja mina olen Pillerin. Ja täna on meie Sipsiku eelviimane selle kevadine kohtumine. Ja selle jaoks me oleme tulnud meie Sipsiku võimlasse. Tada! Ja meiega on täna kaasas ka 2 abilist. Tere, ma olen Kirsi. Tere, ma olen Jete. Kas alustame? Alustame. Kõigepealt alustame sellest, et teeme oma keha soojaks. Ja häälestame ühele lainele. Ja selleks me õpime ära ühe keharütmi. Astume ühe sammu paremale. 1 ja teeme ühe plaksu. 1 samm vasakule ja 2 plaksu. 1 samm paremale. Plaks vasakule ja ring, ring, plaks. Võite panna selle video nüüd pausile ja kui teil juba selline rütm hästi välja tuleb ja õnnestub, siis saate palju kiiremas tempos teha, nagu ka meie. Proovime. Proovime. Ja. Järgmiseks mängime reaktsioonimängu. Selle jaoks läheb meil vaja ühte eset, mida saab haarata. Näiteks kui sa mängid õues seda, siis võiks selleks olla kas või kivi. Siis läheb meil vaja 2 mängijat ja ühte mängujuhti. Mina ütlen teile kehaosi, mida te peate kuulutama. Pea, õlad, kõrvad, mis tahes. Ja aga kui ma ütlen pall, siis te peate seda haarama. Kes endale saab, siis on punkti. Alustame. Pea, kõrvad, silmad, õlad, kõrvad, pea. Õlad, pall. Väga hästi. Ja õlad, kõrvad, pall. Ja vahepeal siis võite vahetada mängujuhti. Nüüd me mängime hüppamismängu. Jah. Nüüd me mängime topsimängu. Ja tegelikult topsimängu jaoks ei ole vaja üldsegi topse, vaid see võib olla ka mingi muu asi, mida haarata. Ja mängida saab kas 2 meeskonnaga või 2 mängijaga, teid võib olla ükskõik kui palju. Te jagunete 2 poole äärte ja keskel on teie haaratavad asjad. Siis mängijad jooksevad keskele ja teevad kivi-paber-käärid. Kumb võidab, saab topsi endale, võtab kaasa, läheb koju äärtesse tagasi. Ja järgmiseks tuleb järgmine mängija või sama mängija uuesti ja võidab see meeskond, kes saab rohkem topse. Kivi-paber-käärid, 1, 2, 3. Kivi-paber-käärid, 1, 2, 3. Kivi-paber-käärid, 1, 2, 3. Ja järgmiseks me õpetame teile veel ühe topsimängu. Selle jaoks läheb teil vaja topse, pingpongpalle ja lauda ning 2 mängijat. Ülesanne on põrgatada see pall topsi sisse. Kui pall on topsi sees, saad topsi keerata tagurpidi ning kui kõik topsid on keeratud tagurpidi, oledki võitja. Järgmise mängu nimi on Püramiidimäng. ja selleks meil läheb vaja Topse, ja kummi, nööri ja meeskonda. Need topsid tuleb niimoodi üksteise peale püramiidis laduda. Järgmiseks me õpetame teile ühe laulu.
selle on kuulsaks laulnud Piip ja Tuut. Ja selle laulu nimi on Konnalaul. Ja see on laul, milles võib keelt näidata, sest esimene rida kohe, esimesed sõnad laulul ongi just nii. Ja iga kord, kui me ütleme konn, siis me teeme sügava küki. Ja esimene rida läheb. Ütles väike roheline konn. Teine. Ütles roheline konn. Kolmas. Ütles väike roheline konn. Neljas. Ja ta laulis aga meie teame, et laadi-laadi-da, 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 aga meie teame, et laadi-laadi-da, konnad teevad krooks. Laulame. Ütles väike roheline konn, ütles roheline konn, ütles väike roheline konn ja ta laulis aga meie teame, et laadi-laadi-da, 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 aga meie teame, et laadi-laadi-da, konnad teevad krooks. Suured tänud kõigile teile, kes saatsite oma küpsisetortidest pildi. Pildi saatute vahel loosime välja purk mett. Ja kõik nimed on siin purgis ja meie õnneliku käega Fortuna Keter valib tänase võitja. Ja võitjaks on... Robin ja Kevin. Palju õnne, Robin ja Kevin! Palju õnne! Selle meepurgi me toimetame teile. Ja enne veel, kui me otsad kokku tõmbame, siis me sooviksime, et te saadaksite pilte meile oma emast või vanaemast või tädist, või ristiemast. sest järgmine kohtumine on meil vahetult enne emadepäeva, aga need pildid ei ole mitte mingid fotod, vaid need on ise joonistatud. Pildid võite saata meile selleks kuupäevaks sellele aadressile. just nii. Aitäh, et olite täna meiega. Kohtume 2 nädala pärast. Seniks olge hoitud ja olge terved. Tšau!